mina olen Riho ja täna me räägime tühjenduspumpadest. Pumpade puhul on oluline see, et kas ta on meil puhtaveepump või on ta mustaveepump. Must vesi jaguneb meil kaheks põhiliseks. On must vesi, mis tuleb palamust, köögist, pesuruumid, kus ei ole abrasiivset osakesi ega liiva, ja on must vesi, mis tuleb meil otse kraavist, on mudane, on fekaal, mis iganes, ja sellisel juhul tuleb valida pump, millel on näiteks metallist tööratas. Pumpade puhul peame teadma ikkagi ennekõike, kui kõrgelt, kui sügavalt, kui kaugele me seda vett pumpama. Vastavalt sellele siis tuleb pumba võimsus ja ka vooliku läbimõõdud. Sellel pumbal siin on antud nüüd kahes mõõdus. Kui meil on ikkagi sügavalt vaja pumbata ja kaugele, siis tuleb võtta alati jämedam, mitte peenem. Ja kui me võtame jämedama, siis selle peenema osa lihtsalt lõikame siit maha, et ta ei tekitaks lisatakistust. Igasugune lisatakistus vähendab meie pumba tootlikkust. Voolikut tuleb valida, et oleks võimalikult jäme ja ka pikkusega ei maksa liiale minna. Mida pikem voolik, seda rohkem on pumbal löömist ja selle võrra jällegi tootlikkus langeb. Tootlikkuse puhul tasub arvesse võtta ka seda, et pump ei töötaks ühe korraga liiga kaua. Ja samuti ei tohi tal lülitusfaas olla liiga kiire, liiga lühike, sest lülitab sisse, kui veetase jõuab ülesse ja lülitab pumba välja, kui veetase jõuab liiga alla. Kui meil on siin liiga väike ruum ümber, kus pump asub, siis toimub see lülitamine liiga tihedalt. Samas ei tohi pump töötada ka lõpmatuseni. Ütleme, kui ikkagi on mitu tundi juba pump töötanud, siis järelikult me oleme valinud liiga väikse pumba. Pumba asetamisel tuleb jälgida ka seda, kuhu pinnasele me ta paneme. Antud pump võiks olla sellisel pinnasel, kus ta ei saa liiva. Ja samuti peame jälgima, et pump ei võta kunagi ära keldripõrandalt täielikult vett. Alati jääb mingi 2-3 sentimeetrine veekiht, et seda vältida. Tuleks pump süvistada ikkagi kaevu, mis jääks pumbast sügavamaks. Sest ujuk peab saama vabalt liikuda, seetõttu ei tohi see kaev olla ka väga kitsas. Sest kui lüliti jääb seenanajale kinni, siis ta lihtsalt töötab nii kaua, kuni jääb kuivale ja sellisel juhul pump saab kahjustatud. Põhiliselt kasutatakse seda pumpa siis, kui on ikkagi plusskraadid, kui on sula, kui põhjavesi tungib keldrisse. Sellisel juhul on need pumbad väga populaarsed. Vooliku paigutamisel me peaksime jälgima ka seda, et ei tekiks murdekoht ega volte. Sellisel juhul see pump ei suuda lihtsalt neid volte sirgu meil ajada, vesi läbi ei tule, jällegi pump töötab ilma, et tast midagi kasu oleks. Kui me nüüd paneme pumba sellise koha peale, kus ta jääb meil püsivalt, siis on olemas ka üleminekutel keere, kuhu me saame paigutada juba siis jämedama statsionaarse toru, ühendada ta kanalisatsiooniga ja pump on meil pidevalt keldris olemas. Ja enne kui te lähete poodi pumpa ostma, tuleb alati selgeks teha endal see asi, kuhu kohta, milline on teil vesi, kui must, kui puhas, kui sügavalt on teil vaja pumbata, kui kaugel on teil vaja vesi edasi juhtida ja kui suur on teil selle vee pealevool. Kui ikkagi pealevool on suur, tuleb võtta natukese võimsam pump. Pumpa ostes kindlasti konsulteerige müüjaga, kes oskab teile soovitada juba teie jaoks vajalikku sobivat pumpa. Kohtume siis juba leti ääres. Mina tänan.